Piraadiprints. Elas kord üks väga rikas, kuid laisk prints, kes veedis kõik oma päevad mööda merd purjetades. Prints palus oma isal ehitada suure laeva, et ta saaks veelgi kaugematele meredele sõita. Kuningas käskis oma parimatel laevaehitajatel ööd ja päevad läbi töötada, kuni valmis kullast laev, mille purjede peal ilutsesid kuldsed kroonid. Peagi viis prints uue laeva merele. Me ei tohiks nii kaugele sõita, hoiatas teda üks meremeestest. Siin meredel tegutseb kardetud piraat, kapten Mustvesi, oma laeva tulipunase pealuuga. Ära hellitatud prints teatas, et ta pole elu sees veel ühtegi piraati näinud. Ma tahaksin seda kardetud kaptenit näha, sõnas ta. Kuldne laev sõitiski kaugele merele, kuni maa kadus silmist. Peagi märkasid nad silmapiiril tumedat kogu. Huvitav, mis asi see on? Sõidame sinna ja vaatame järele, otsustas prints. Meremehed urisesid pahaselt, aga olid siiski sunnitud printsi käsku täitma. Nad purjetasid tumeda kogu poole ja mõistsid peagi, et see on suur keeristorm. Tuul keerutas lained kõrgemale, veel kui laev ise. Kui põnev, küll tahaks seda lähemalt teha, hüüdis prints, ker ronis kõige kõrgema laevamasti otsa. Õnnetuseks kõikus laev tormisel merel, prints lendas masti otsast otse tormikeerise keskele. Keeris tõmbas printsi endaga kaasa kaugele merele. Kui tuul lõpuks rauges, vajus prints merre. Ta ujus nii kaugele, kui jaksas ning jõudis üksikule saarele. Prints elas saarel mitu kuud, jäädes järjest kõhnemaks. Ühel päeval sõitis saarest mööda suur ja kiire laev. Prints lehvitas kätega ja karjus täiest kõrist, nii nagu jaksas. Laev peatus ning prints hüppas vette ja ujus selle juurde. Laeva küljelt visati vette nöör. Prints haaras sellest kinni ja ronis üles. Keegi kummardus üle reelingu printsile appi. Prints tahtis võõra käest kinni haarata, kuid see polnudki käsi, vaid hoopis rauast konks. Võõras ei olnud keegi muu kui kapten Mustvesi, merede kardetuim piraat. Laev oli aga kurikuulus tulipunane pealuu. Me tulime mässajaid üksikule saarele tooma, selgitas kapten Mustvesi. Üks neist oli minu parem käsi. Kui sa suudad ta mõõgavõitluses alistada või tema koha endale saada. Kapteni endine abi oli üks väga kurja näoga mees. Keegi viskas printsile mõõga ja nad asusid laevatekil võitlema. Prints käsitses mõõka osavalt ning mässaja andis peagi alla. Piraadid tervitasid kapteni uut usaldusalust rõõmuhäisetega. Siinsetes vetes tegutseb kuri sultan, kes röövib maismaal mehi ning müüb nad seejärel orjadena maha. Me röövime tema laevu ja päästame orjad vabadusse. Kas sa ühined meiega, võõras? Küsis kapten Mustvesi. Printsil ei jäänudki muud üle, kui kapteni meeskonnaga ühineda ja piraadiks hakata. Nad seilasid mööda merd ning ründasid nii paljusid sultani laevu kui võimalik. Nad varastasid kogu sultani kulla ning kõik kalliskivid ja vabastasid orjastatud mehed. Printsist sai tubli meremees ja vapper piraat. Ta ei olnudki enam ära hellitatud prints. Ühel päeval kuulis kapten Mustvesi uudist, et sultan kavatses kinni võtta lähedal purjetava kuninga. See kuningas purjetab ringi kuldsel laeval, mille purjesid kaunistavad kroonid ning otsib oma kadunud poega, ütles kapten. Prints sai aru, et jutt on tema isast. Ma tean seda kuningat, ütles ta kaptenile. Kui me jõuame tema juurde enne sultanit, saame kõik väga rikkaks. Sultani laev on meie laevast 2 korda suurem, kuid me peame enne kohale jõudma, otsustas kapten. Nad asusidki kärmesti teele, kuid nägid peagi, et sultan oli juba kuningalaeva juures platsis. Sultani mehed hüppasid laevale ja võtsid kuninga pantvangi. Kapten Mustvesi ootas pimedani ja hiilis siis oma meeskonnaga sultani laeva pardale. Kui sultani mehed hommikul üles ärkasid, märkasid nad oma laeval mereröövleid. Nad haarasid oma relvad ja asusid võitlusse. Prints kadus võitluse möödus laevatekilt ning otsis üles kajuti, kus ta isa kinni hoiti. Ta murdis ukse maha ja leidiski sealt kuninga. Kuningas aga haaras oma mõõga ja möörgas. Elusana te mind kinni ei võta.
Ma tulin sind päästma, isa, ütles prints. Kuningas tundis oma poja ära ja nad tõmbasid teineteist südamlikult. Kuningas ja prints läksid piraatide kaptenile appi ning neil õnnestus sultani meestest jagu saada ja suur laev vallutada. Kui võitlus oli läbi saanud, sai kapten Mustvesi üllatusega teada, et üks tema meestest on hoopiski prints. Ta pelgas siiski, et kuningas karistab teda mereröövli tegude eest. Järgmisel päeval sõitsid kuningas, prints ja kapten üheskoos paleesse. Kuningas oli väga õnnelik, et sai oma poja tagasi ning tegi kapten Mustveest oma väejuhi. Kaptenile oli see suur au ja ta otsustas oma piraadi eluga lõpparve teha. Sultan ei julgenud enam kunagi kuningat ega piraadiprintsi tülitada ja kõik nad elasid õnnelikult elu lõpuni.